spekulatsioon on igasuguseid, eks ju, et mina tulin siia ja peale seda, kui ma osalesin konkursil ja võitsin konkursi ja tööle asusin, siis mul oli ikkagi kindel teadmine, et ma suudan selle tööga hakkama saada, et esiteks vähemaga ma kuidagi ei lepi ja teiseks ma ei leia, et 4 aastat Tartu Ülikooli bioloogia, geograafia teaduskonda on nii vähe, et see välistaks minu hakkamasaamise muuseumis, et selles suhtes kõik see, mis on nagu eelnenud sellele tööle asumisele, see on selline nagu selgeltnägijate tuleproov, et kõik on otsustanud arvamust avaldada selle üle, et kas ma saan hakkama või ei saa, et seda on nagu mõnes mõttes üsna kurb nagu lugeda ja vaadata. Ja siis ma tegelikult ei kujutanud üldse ette, et selline ma enne tööle asumist selliseks meediakangelaseks saan ja võib-olla mitte kõige positiivsemas mõttes. Et kui ma seda kõike oleks ette teadnud, siis ma oleks 3 korda järele mõelnud, kui ma oleks kandideerinud, aga tundub, et Eestis on see inimene kurjategija, kes on noor ja natuke heledama juuksevärviga aga nüüd sisuliselt ei ole mul enam taganemist, eks neid ahvatlusi on, et kui isegi Aktuaalses Kaameras teile jooksis allriba, et Loodusmuuseumi direktor ikka jätkab, et siis mul tekib küsimus, et kas siis ei peaks või et mis ma siis nüüd peaksin tegema, et selle meediakisa peale alla andma või et ma mõnes mõttes olen ka tänaseks nurka surutud, et mul ei ole väga palju valikuid, kui ma nüüd ütleks, et sorry, et ma annan alla ja et ma ei suuda rohkem seda tähelepanu taluda, et siis sellega ma annaks ju nii erinevatele ajakirjanikele kui ka avalikkusele selle signaali, et ju ma siis olengi võhik ja modell. Plaane on palju ja minu peas on selline suhteliselt konkreetne plaan, millest ma ka väga nagu selles suhtes ei tahaks veel praegu rääkida, et siis ma suhtleks oma töötajatega meedia kaudu. Aga laias laastus, nagu me siin näeme, eks ju, siis kõik ekspositsioonid valdavalt on muuseumis sellised 20–30 aastat vanemad, kõige uuemad ekspositsioonid on 6 aastat vanad. Et esimese prioriteedina, et üldse inimesi siia muuseumisse kutsuda, siis me peame tõsiselt üle vaatama kõik meie ekspositsioonid ja neid oluliselt uuendama ja värskendama. Ja siis mõtlema ka just selle peale, et kuidas saab hästi atraktiivset asja näidata sellistes piiratud ruumitingimustes. Et minu eesmärk siin muuseumis on ka kindlasti see, et esiteks muuseumi tuntus kasvaks ja teiseks et siin oleks ka reaalselt inimestel midagi põnevat vaadata, mis nad siia kisuks. Et ma olen inimtüübilt selline, kes väga keskpärasusega ei lepi ja olen natuke maksimalist selles osas. Et sellest raudselt peab saama. Üks parimaid muuseumeid kindlasti Eestis vähem, aga madalamat latti ma ei tahaks endale seada.